Alkomüüdid lastevanemate seas. Lapse teismeea saabudes seisab paljude lastevanemate ees küsimus, mida teha siis, kui laps hakkab alkoholi vastu huvi tundma. Ühelt poolt on arusaadav, et teismeline noor tahab tundma õppida peagi ees ootavat täiskasvanute maailma. Teiselt poolt on aga teada, et alkohol on noorele inimesele oluliselt kahjulikum kui täiskasvanule. Alkohol ohustab alles küpsevas ajus just seda osa, mida on tarvis keskendumis- ja analüüsivõimeks ning enesekontrolliks. Sageli tundub vanematele, et nende võimalused laste alkoholi tarbimise mõjutamiseks on väga piiratud. Seda muljet võimendavad aga mitmed müüdid, mis ei vasta tegelikult tõele. Vaatame levinumaid neist lähemalt. Ma ei saa sinna midagi parata, millal mu laps alkoholi jooma hakkab. Vanemate mõju noorte alkoholi tarvitamisele on suurem, kui vanemad ise arvavad. Lapsed õpivad norme ja väärtusi nii perelt, koolist kui sõpradelt. Muidugi, lapse kasvades muutub järjest olulisemaks see, mida teevad ja arvavad sõbrad. Aga vanemate mõju ei kao sellepärast veel kuhugi ära. Eriti kui lastega on varakult loodud hea ja toetav suhe. Lapse alkoholi tarvitamise mõjutamiseks saab temaga selgelt kokku leppida, et enne täiskasvanuks saamist alkoholi ei jooda. Kindlasti on oluline selgitada, miks selline kokkulepe vajalik on. Samuti on tähtis olla lapsele toeks siis, kui ta tunnetab otsest või kaudset survet alkoholi joomiseks. Näiteks saab temaga läbi arutada, kuidas sellistes olukordades käituda. Kui ma ise alkoholi tarvitan, oleks silmakirjalik seda teismelisele keelata. Paljud vanemad arvavad, et kui nad ise joovad õhtusöögi kõrvale klaasi veini, siis pole neil erilist õigust alkoholi oma teismelisele lapsele täielikult keelata. Vanemate käitumine on lastele oluliseks eeskujuks tõepoolest. Kuid kui lapsele selgitada, miks täiskasvanutele ja lastele kehtivad erinevad reeglid, on ta valmis seda mõistma. Uuringud näitavad, et piiride seadmine lastele toimib ka nendes peredes, kus vanemad tarvitavad alkoholi. Aga miks siis ikkagi on reeglid täiskasvanutele ja lastele erinevad? Esiteks on täiskasvanu organism ja eriti tema aju eesmine osa juba küps. Noore aju aga alles areneb ning on teada, et alkoholi korduv tarvitamine takistab enesekontrolli ja keskendumisvõime väljaarenemist. Samuti on alla 14-aastasel lapsel poole suurem tõenäosus jääda alkoholist sõltuvusse kui täisealisel. On palju muidki tegevusi, mis on täiskasvanutele lubatud ja lastele mitte, näiteks autojuhtimine, valimistel osalemine või kinnisvara ostmine. Mida rohkem ma alkoholi lapsele keelan, seda ahvatlevamaks see talle muutub. Paljud usuvad, et keelatud vili on magus. Tihti on käepärast ka näiteid elust, kus rangest perest pärit laps teeb vanemate silma alt ära saades just kõike seda, mis kodus on keelatud. Ja selles on oma tõetera. Kuid tegelikult pole võtmeküsimus piiride olemasolus, vaid selles, kuidas piire seatakse. Kui reeglid on lapsele arusaamatud ning tema eksimusi saadavad vaid selgituseta karistused, on lapsel tõepoolest raske reegleid austada. Kui aga piirid kehtestatakse lapsega koos ning ta leiab rasketes olukordades tuge ja mõistmist, siis peavad ka kokkulepped paremini. Isegi kui reeglid lapse alkoholi tarvitamist täielikult ära ei hoia, näitavad uuringud, et alkoholireeglitega kodudest tulnud lapsed joovad vähem kui need lapsed, kellega vanemad pole alkoholi tarvitamise reegleid kokku leppinud. Ma annan parem lapsele kodus alkoholi proovida, kui et ta teeb seda koos sõpradega. Kodus alkoholi pakkumine näib paljudele olevat hea lahendus. Loodetakse, et see aitab last kohelda võrdse partnerina ning õpetada talle mõõdukat alkoholi tarvitamist. Usutakse ka, et kui joomist ei saa niikuinii vältida, siis on kahest halvast parem variant see, kui lapsed katsetavad kodus vanemate silme all. Probleem on aga selles, et kui laps tohib kodus alkoholi tarvitada, siis on tal ka kodust väljaspool tunne, et alkoholi joomine pole midagi erilist. Kodune lubav hoiak ei valmista noori ette sõprade survega silmitsi seisma. Koduseid olukordi, kus teismeline soovib alkoholi proovida, saab väga hästi kasutada hoopis selleks, et arutada lapsega, miks alkoholi pakkumine võib mõjuda survena ja kuidas sellele tõhusalt ei öelda. Lisaks näitavad uuringud, et need lapsed, kellele kodus alkoholi pakutakse, tarbivad seda rohkem ka kodust väljaspool. Tähtsate sündmuste puhul võib natuke alkoholi ka lapsele pakkuda. Kui lapsele pakutakse tähtpäevadel alkoholi, tekib tema peas seos, et just alkohol on see, mis muudab selle päeva toredaks. Oma töö teeb ka alkoholi füüsiline mõju, mis muudab enesetunde eriliseks. Kokkuvõttes jääb lapsele mulje, et kui on isu erilise elamuse järele, tuleb juua alkoholi. Isegi kui see isu ei avaldu kohe, laovad need kogemused vundamendi ajaks, kui esimesed sõbrad hakkavad alkoholiga katsetama. Samal põhjusel on hea vältida ka laste šampuse või muude alkoholi imiteerivate jookide lastele pakkumist.
Olles teismelisega kokku leppinud alkoholi mittetarvitamise osas, kehtivad need kokkulepped ka uue aasta pidustustel või sünnipäevadel. Tasub kaaluda, kuidas täiskasvanud saaksid erilist sündmust vahvalt, aga ilma alkoholita tähistada.